õpetada, mismoodi lisasid teha töölepingutele näiteks. Nüüd, kui te tahate nüüd koolituse käigus midagi küsida, võite mikrofoni lahti teha, võite kohe küsida. Samas, kui nüüd kohe ei taha küsida, võite ka koolituse lõpus küsida. Et minu poolt siis nii palju, et püüame selle paari tunniga nüüd ilusti hakkama saada ja vaatame põhilised asjad ära. Kui te midagi chati kirjutate, siis meil teine töötaja, siis Kädi vaatab seda ja annab teada siis mulle, kui midagi ei sobi, siis annan teada. Kas ei näe või on küsimused? Ja, kui on mingid küsimused tahate kirjutada, siis võite sinna kirjutada, Kädi annab mulle siis teada. Et ma ise seda ei jõua jälgida kahjuks. Nii, ma korra püüan seda pilti ka nüüd jagada, et ma panen enda kaamera korra kinni. Jagan korra seda pilti ja teie käest võib-olla küsiks üle, et kas te näete seda pilti kollasel taustal? Okei, siis on hästi. Korraks teen ühe testi ka, Kädi äkki ütleb mulle ka, et kas see aken tuli ka ette? Ja, tuli küll. Okei. Nii, kas Inga nüüd taas näeb? Jah, siis on jah. Okei, väga hea. Nii kui Kädi seal chatis vahepeal kirjutas ka, et tegelikult jube hea oleks, kui te ikkagi kaasa ka teeksite, et niisama vaadata on küll tore, aga kui te ise läbi teete need asjad, et siis kinnistuvad need paremini. Et praktiline asi on alati parem. Nii, ehk siis haldusleping või haldusdokumendid meil. Ma nüüd siit korraks vaatan üle, siis tegelikult finants- ja haldustegevuse alla registreeritakse meil Postipõisis erinevaid dokumente. Ehk siis erinevaid lepinguid. Siin all on meil olemas majanduslepingud, siia alla lähevad meil ruumide tunnitasulepingud, siin on veel ka raamlepingud ja on veel ka midagi muud. Et dokumente tegelikult, mida registreerida siia funktsiooni alla on tegelikult päris mitu. Nagu ma mainisin, täna vaatame üle selle majanduslepingu, et majanduslepingu alla tegelikult käivad veel omakorda jaotused, sinna lähevad veel teenuslepingud ja ehituslepingud ja sellised erinevad liigitusega lepingud. Lepingutest üldiselt. Meil on Postipõisis jaotatud selliselt, et lepingud jaotatakse meil pikaajalisteks lepinguteks ja lühiajalisteks lepinguteks. Et pikaajalised lepingud on meil siis sellised, mis kehtivad nüüd kas siis tähtajatult või on siis üle aasta pikad. Ja lühiajalised on siis need lepingud, mis kehtivad vähem kui aasta. Nüüd omakorda on Postipõisis jaotatud ära ka pikaajaliste lepingute puhul ka see, et kui on kehtivad lepingud, siis need lähevad kehtivatesse sarjadesse ja kui see leping nüüd ära lõpeb mingil ajal, siis paigutatakse see leping tegelikult lõpetatud kausta või siis sarja. Me seda täna kõike vaatame, aga lihtsalt infoks teile. Ja lepingud selles mõttes nagu koosnevad veel põhilepingutest ja lisadest. Et need on siin Postipõisis täpselt samamoodi olemas ja vaatame samamoodi need ka täna üle, et mismoodi teha põhilepingut ja kui põhileping on tehtud, et mismoodi teha siis lisa sellele. Nii. Selle praktilise osa pealt läheks kõigepealt teeks selle majanduslepingu ära ja siis hiljem jõuaksime sinna töölepingute juurde. Majanduslepingu puhul siis kõigepealt, kes kaasa teevad, siis võib võtta selle Postipõisi lahti ja ülevalt võtta siis uus dokument. See keskkond, kus me täna teeme, on testkeskkond, siin võite teha neid asju ja proovida, mitte midagi hullu ei juhtu. Ehk siis uue dokumendina võtame lahti siit pikast nimekirjast, otsime üles leping, jur ja majandusleping.
Nüüd, kui see ekraanivorm teile ette lahti tuli, siis üleval tegelikult on isegi olemas loetelu nendest lepinguliikidest, mida siis selle majanduslepinguga registreeritakse. Siia saab panna ehituslepinguid, töövõtulepinguid, litsentsilepinguid, ostu-müük, rendileping, teenusleping. Et erinevaid alamliike saab siia alla registreerida. Praegu testi käigus te võite endale sobiva valida, et see hetkel ei ole oluline, et siin on see alamliigi koht ja alamliigiks, no ma võtan mingi teenuslepingu. Nüüd lepingu pool, see esimene lepingu pool, kes siin on, selleks on kas siis teie asutus, kas siis lasteaed või kool. Antud hetkel me oleme testkeskkonnas, meil kõigil peaks olema siis kool, Lahe õppimiskool siin. Kontaktisikuks on tavaliselt kas siis koolidirektor või siis lasteaiadirektor. Et kui teil on see väli tühi, siis võib selle ära täita siit 3 punktiga nupu alt. Vajutades siia 3 punktile, võib siit otsida oma nime üles. Lepingu pool 2, ehk siis kellega leping sõlmitakse. Oleneb, mis lepinguga tegemist on, aga kellega leping sõlmitakse. No näiteks sõlmime lepingu GNLS-iga. Ehk siis turvafirma. Me võime siia kirjutada ka turvafirma tegelikult. Turvafirma. Sellel turvafirmal on olemas ka mingisugune registrikood. Üks moment. Nii. See registrikood võite praegu välja mõelda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nüüd, kui turvafirmaga sõlmitakse leping, siis neil võib olla ka mingisugune lepingu number. Ehk siis siia võib mingisuguse lepingu numbri panna. No näiteks 98, kaldkriips 58. Turvafirmal on samamoodi olemas siis nii-öelda allkirjastav või juht, kes siis omalt poolt siis allkirjastab ja seda nimetatakse siin kontaktisik 8. Siia võib siis mingi nime kirjutada. Ma panen siia hetkel enda nime. Sellel inimesel või siis sellel firmal on olemas ka meiliaadress. Panen siia hetkel denisse@põhpoiss.ee ja on olemas ka telefoninumber. Siis ekraanivormilt on võimalik näha, et tegelikult on võimalik sõlmida ka lepinguid kolmepoolselt, et siin on olemas ka asutuslepingu pool 3. Siis kui on kolmepoolne leping, siis ka see võimalus on siin tagatud. Lepingu pealkiri, et mis lepinguga tegemist on. Võtame, et siis on turvafirma teenuseleping. Objekti sisu või lepingu objekt. Siia siis kirjeldatakse lühidalt ära, et mida see siis sisaldab. Näiteks maksumuse võib siia ära märkida, aga praktikast oleme näinud, et seda maksumust tegelikult siin nagu üldiselt ei märgita, et see maksumus pannakse sinna faili sisse, ehk siis kui tekitatakse fail, siis faili sisse pannakse see maksumus. Aga võib sellega siin ära täita. Ma panen siia käib siis numbriline väärtus, et palju see asi kõik võiks maksta. Oletame, et paneme siis 100 näiteks. Lepingu algus, mis ajast teil leping kehtima hakkab?
Valin ise kalendrist ehk siis võtsin 3 punktiga nupu peale, võtan kalendrist näiteks alates tänast 3.04.2025. Nüüd leping võib olla tähtajaline ja leping võib olla ka tähtajatu. Kui leping on tähtajaline, siis on tal olemas ka lepingu lõpp ja tähtajalisuse juurde märgitakse siis, ei pea märkima, et see ei ole kohustuslik, aga kui tegemist on näiteks tähtajatu lepinguga, siis tuleks valida tähtajalisus ja see on siis tähtajatu. Niimoodi valime siis tähtajatu, et hakkab tänasest kehtima ja on tähtajatu. Teavituse algus. See on nüüd oluline koht, et kui see leping oleks näiteks tähtajaline ja te tahate enne selle tähtaega saada endale teavituse näiteks meili peale, et palun tuleta mulle meelde, et leping hakkab lõppema, et äkki on vaja teha lepingu lisa või mingi pikendamine, et siis märgitakse siia teavituse alguse kuupäev, mis ajast te tahate saada teavitust selle lepingu lõppemise kohta näiteks. Siia läheb siis tegelikult kuupäev. Siin selle välja juures on tegelikult olemas küsimärk, selline märgikene, kui siia vajutada. Ta tegelikult toob sellise aknakesele siia ette, kus on siis ära kirjeldatud, et mis siia väljale nagu sisestatakse ja mille jaoks see väli vajalik on. Praegu ma seda teavituse algust siia ei pane. Funktsioon. Nagu näha, siis funktsiooni all on meil pakkuda finants- ja haldustegevus. Ja sarjaks on siis pakkuda meile tegelikult 2, ehk siis on olemas kehtivad lepingud ja on olemas lõpetatud majanduslepingud. Ehk siis, kui see leping hakkab kehtima, läheb ta kehtivatesse alati. Kui see leping lõpeb ära, siis paigutatakse ta ringi lõpetatud lepingutesse. Juurdepääsupiirang on hetkel siin avalik. Jätame ta avalikuks, ehk siis need juurdepääsupiirangud tegelikult tulenevad sellest sarjast, et kui sarjale on pandud peale avalik piirang, siis järelikult kõik dokumendid, mis me siia sarja registreerime, saavad avalikuks, ehk siis juurdepääsupiirang avalik. Kui me nüüd ära salvestame selle ekraani vormi, siis tekivad meile siia üles need nupud, toimingu nupud. Dokument sai kohe numbri ja kuupäeva. Tänane kuupäev ja numbriga 121. Teil on siis mingid muud numbrid. Nüüd pärast numbri tekkimist, siis tegelikult tuleks siia lisada juurde ka fail. Ehk siis lisatakse tegelikult see lepingu põhi ja see lepingu põhi siis võetakse siis tegelikult oma arvutist ja lisatakse siia juurde. Kui te nüüd kirju olete teinud näiteks, siis te teate, et siin üleval on olemas Wordi nupp ja saate selle mallile saata. Nüüd majanduslepingute puhul osades koolides on põhjad olemas, ehk siis need Wordi mallid, osades jällegi ei ole. Antud hetkel siin testis ei ole ja tuleks siis oma arvutist lisada juurde fail. Nii, ja faili juurde lisamine käib siis sellest plussmärgist siit. Selle lahti. Ja otsite oma arvutist näiteks mõne failina. Ma võtan siit algatuskirja. Ma võtan praegu hetkel täiesti suvalise. Panen siia juurde. Salvestan ära. Nüüd on mul fail ka olemas. Pärast seda, kui nüüd fail on olemas, siis me edastame selle dokumendi allkirjastamiseks oma asutuses ka siis direktorile või siis ikka direktorile, nii koolides kui lasteaedades on direktor. Et siis edastame selle direktorile allkirjastamiseks. Selle jaoks me võtame siit selle ühe noolega nupu ja valime edastamine digitaalseks allkirjastamiseks.
Hetkel ma mängin niimoodi, et ma ise olen selle asutuse siis direktor ja edastan hetkel iseendale. Ma leian Deniss üles. Edastamisel määratakse ka tähtaeg, et mis ajaks te seda allkirja siis ootate ja edastamise aknas on tegelikult näha ka see fail. Ehk siis kui siin oleks mitu faili, oleks siin ka mitu faili näha. Ja seda faili siis hakatakse allkirjastama. Määran siia tähtaega ära, näiteks, et ootan seda homseks allkirja ja edastan selle nüüd allkirjastamiseks ära. Nii. Nüüd pärast seda, kui ma nüüd allkirjastamiseks ära edastasin, siis kes kaasa teevad, neil tekkis siia üles nüüd ID-nupp. Selle nupu abil on võimalik teil see dokument ära allkirjastada. Mina logisin nüüd nii-öelda direktorina sisse. Mul on tulnud tööülesanne digitaalseks allkirjastamiseks. Teen selle lahti, satun sama dokumendi peale ja nagu ma ütlesin, siis allkirjastajal on siin üleval ID-nupp. Vajutades siia nupule saame siin aknas siis vastata, kas siis meile kõik sobib või meile siis ei sobi. Et siin on kas jah või ei. Et kindlasti loetakse see dokument läbi ja kui on sobiv, siis me allkirjastame selle dokumendi. Vajutame allkirjastamise nupule. Kui kellelgi on küsimus, et miks tal on ainult üks allkirjastamise nupp siin, siis põhjus on lihtne. Minul on võimalik nii ID-kaardiga kui ka mobiiliga allkirjastada. Kui te tahate ka mobiiliga allkirjastada, siis selle jaoks on seadete alla vaja siis oma mobiilinumber sisestada. Et siis on võimalik mobiili ID-ga allkirjastada. Et Smart ID-ga hetkel veel postipoisis allkirjastada ei saa. Mina siis kasutan mobiiliga allkirjastamist. Nii, ja dokument on siis saanud meil allkirja. Nüüd põhileping siis nii-öelda on meil sõlmitud selle turvafirmaga. Nüüd mingitel aegadel võib juhtuda, et tahetakse teha selle lepinguga ka lisasid. Ehk siis ma ei tea, midagi muudetakse, et kas siis näiteks aegu muudetakse, et ei ole enam 24/7 see valve, et on näiteks, ma ei tea, tööpäevavalve, ööpäevavalve, mis iganes, et teenuse hinda muudetakse, et neid erinevaid lisasid on väga palju, mida saab siis teha. Siis lepingu lisade jaoks toimitakse tegelikult niimoodi. Ehk siis kui ma siia dokumentide tabelisse lähen praegu, siis ma hetkel näen neid lepinguid, mis siin on, need, kes täna on minuga kaasa teinud. Et otsin üles oma selle põhilepingu. Ja minu põhileping on siis 121 numbriga. Teen selle lahti. Ja nüüd ma tean, et mul on vaja teha lepingu lisa ja lepingu lisa jaoks ma siis selle sama lepingu pealt valin sellise numbri, nagu on, mitte numbri, sellise nupu, nagu on järg. Järje nupule vajutades pakutakse mulle automaatselt lepingu lisavormi. Kui see sobib, mis postipoiss pakub, siis Linuxega ma valin ta välja.
tuleb natukene teistsugune vorm ette ja antud juhul siin nüüd lepingu lisade puhul on seadistatud postipost nüüd selliselt, et selle lepingu lisanumbri peate te nüüd siia ise sisestama. Postiposti saab muidu seadistada ka selliselt, et need lisanumbrid tekivad automaatselt. Hiljem me vaatame vist töölepingute oma, ma loodan, et seal on siis automaatselt. Et erinevad asutused on soovinud erinevat moodi. Et kas tahate automaatset nummerdamist, et postipoiss ise paneb lisanumbrid või te käsitsi lisate ise lisanumbrid. Hetkel tuleb siis käsitsi lisada. Panen siia lisanumbriks 1. Tegemist on sama teenuslepinguga. Lepingu pool oleme meie. Teine pool on see turvafirma. Siin on kõik need andmed ilusti olemas. Lepingu pealkirjaks on turvateenuse leping. Me võime siia kirjutada ka näiteks juurde, et tegemist on lisaga. Ja lepingu lisa sisu ehk siis mida muudeti. Siia siis kirjutatakse see põhjus, miks see lepingu lisa põhimõtteliselt tehti. Ütleme, et millal lisa kehtima hakkab? Lisa hakkab kehtima näiteks alates, ütleme siis praegusel juhul siis näiteks maikuus, alates 1. maist. Lisadel täpselt samamoodi, kas nad on tähtajalised või nad on tähtajatud. Lisa puhul praegu ma lihtsalt märgin ära, et tegemist on tähtajalise asjaga ja märgin siia lõpuga ära. Et kui ta nüüd mais hakkas kehtima, siis oletame, et 1. juunil saab ta läbi. Tähtajalisuse koha peale ma ei vali midagi. Teavituse algus lisaajal ei märgi, ehk siis ma tegelikult ei taha teavitust saada. Kui ma tahan teavitust saada näiteks 30. mail, et mul hakkab leping lõppema või lepingu lisa hakkab lõppema, siis ma võin siia märkida 30.05.2025. Et siis postipost saadab mulle meili peale teate selle kohta, et see leping hakkab lõppema. Siis on funktsioon on meil juba paigas. Sari on meil ilusti paigas. Ehk siis lisa ja põhileping paigutatakse täpselt sama sarja alla, samasse funktsiooni ja nad on omavahel seotud. Sellepärast tehakse põhilepingu pealt lisa. Salvestame ära. Ja lisame juurde jällegi oma arvutist siis mingisuguse faili siia juurde. Tegemist on siis selle lepingu lisaga. Vajutades plussmärgi peale, valin jällegi oma arvutist siis mõne faili. Võtame selle faili. Salvestan jällegi ära. Ja järgmine tegevus jällegi on selle lepingu lisa allkirjastamine. Allkirjastan selle ära. Ja nüüd on ära allkirjastatud ka see lepingu lisa.
Nüüd mul jäi tegelikult selle põhilepingu juures üks asi rääkimata, et kui te nüüd selle lepingu ära allkirjastate, siis üks asi on veel vaja teha, ehk siis selleks, et turvafirma ka teada saaks, et teil on see leping allkirjastatud, tuleks see tegelikult postipoisist välja saata. Me teeme selle läbi nüüd siin lisa peal. Ehk siis kui leping on allkirjastatud, siis saadetakse see teisele poolele. Teisele poolele saatmine tegelikult midagi keerulist ei ole. Siin üleval on selline nupp, mille nimi on saatmine. Vajutades siia nupule, tuleks siis siit lepingu pealt leida see meili aadress. Minu puhul oli ta siis deniss@põhpoiss.ee. See on siis selle teise poole meili aadress, te võite saata iseendale praegu. Vajutades siia noolekese peale kõrvale, siis postipoiss saab teada, et vot sellele aadressile tahan saata. Nüüd loodetavasti te ei tee seda esimest korda, et te teate tegelikult, et mida saadetakse. Kui te veel ei tea, mida saadetakse sellele teisele poolele, siis siin on olemas muuda saadetise sisu nupp. Vajutades siia peale, avaneb natukene teistsugune aken ja siin aknas on siis tegelikult näha, et mida sellele aadressile saadetakse. Läheb kaasa see põhidokument. Seesama allkirjastatud dokument läheb sellisele aadressile ja läheb sellise pealkirja ja sellise sisuga. Seda pealkirja ja sisu on võimalik muuta, kui te soovite, et ma võin selle asemele kirjutada näiteks ja sisu jätan praegu selliseks, nagu ta on. Ja ülevalt siis salvesta ja saada nupp. See siis saadab postipoisist välja. Nüüd see saatmine postipoisist tegelikult toimub väikese viitega, eriti veel lasteaedade koolide puhul. Ehk siis kuna lasteaiad ja koolid on siis nii-öelda siis meil ühes postipoisis ja lasteaed ja kool on palju, siis see saatmine võtab natukene aega. See natukene aega on umbes, ütleme siis 10-15 minutit. Enne kui ta siit postipoisist välja läheb, et ei ole päris nii nagu Outlookis on, et vajutan saada nuppu ja ta kohe liigub välja. Natukene läheb aega. Ja see leping siis liigub sinna teisele poolele allkirjastatud kujul. Ehk siis põhimõtteliselt lepingu lisa on meil sõlmitud. Nüüd, kuidas neid eristada, kas tegemist on põhilepingu või lisaga või kuidas neid üldse postipoisist leida, on see, et kui te nüüd võtate dokumentide tabeli, need, kes minuga täna kaasa teevad, nende dokumendid on ilusti siin tabelis olemas. Nüüd põhilepingud on postipoisis tegelikult alati rohelist värvi. Ehk siis, kui te seda tabelit vaatate, siin on sinised ja rohelised ja siis on natukene lilasid värve, et põhilepingud on alati rohelised ja lisad on alati siis sinised. Nüüd selleks, et tänaseid dokumente vaadata, siin oli ka veel mingeid muid dokumente tabelis. Selleks, et tänaseid dokumente näha, on võimalik seda tabelit natukene nii-öelda sorteerida. Saab siia kuupäeva järgi sorteerida, saab dokumendi liigi järgi, et kui ma siit valin dokumendi liigi, näiteks võtan leping juurmajandus, siis ta näitab mul siin tabelis ainult majanduslepinguid. Lisaks ta kuvab mulle siia ka lisasid. Et kui ma tahan näha ainult siin tabelis põhilepinguid, siis ma liigun tabeli alla ja vajutan välja minevate dokumentide peale ja ta toob tabelisse ainult põhidokumendid. Nii, ja meie tänased põhidokumendid, mis me teinud oleme, on põhimõtteliselt siin. Nii, see oli siis majandusleping. Seda siis tehti nüüd selles mõttes nüüd selliselt, et me kasutasime täiesti tavalist dokumendi siis, ütleme siis edastamist, ma ei tea, allkirjastamiseks ja dokumendi väljasaatmist tavalist moodi. Nii nagu tehakse kirjade puhul ja teiste dokumentide puhul.
Nüüd osasid lepinguid vormistatakse ja menetletakse siis tegelikult protsessiga. Protsessis tähendab seda, et te alguses panete paika, kes mida teeb teil, kas siis lasteaias või koolis ja vastavalt sellele see dokument liigub ja lõpuks saab siis valmis. Sellisteks dokumentideks ehk siis näiteks me võtame täna teile ette töölepingu. Ma näitan teile töölepingu peal, mismoodi tehakse töölepingut, kes mida teeb, on paika pandud ja lisaks sellele teeme ühe lepingu lisa ka. Ja näitan teile natukene teistsugust menetlusprotsessi. Ehk siis dokumente postipoisis saab teha mitut erinevat moodi. Uue dokumendina võib võtta lahti leping ja tööleping peaks siin olema. Otsime, see peaks olema era nüüd. Selline KO leping, era tööleping ja sinna järgi on kirjutatud mitu menetlusprotsessi. Kui selle töölepingu nüüd lahti teeme, siis tähelepanelikumad kohe märkavad, et siin üleval näiteks on 2 salvestusnuppu ja all on 2 salvestusnuppu. Need on siin hetkel selles mõttes nagu põhjusega, et üks nupp teeb ühte asja ja teine nupp teeb teist asja. Kuna lepingu menetlus on sellel ekraani vormil selles mõttes mitte kohustuslik, ehk siis ei pea tegema menetlusega, siis hetkel on ekraani vormil nüüd 2 nuppu. Kui te tahate dokumenti registreerida, siis ütleme nii, nagu me tegime seda majanduslepingut, ehk siis ei kasuta menetlusprotsessi ja edastame käsitsi asju, näiteks allkirjastamiseks, kooskõlastamiseks, teisele poolele saadame välja käsitsi, siis võite kasutada seda linnukesega salvestusnuppu. Nüüd, kui te teate, et teie asutuses siis kasutatakse menetlusprotsesse, siis tegelikult tuleks kasutada seda salvestusnuppu. Et me kohe jõuame sinna menetluseni ka. Kõigepealt meil tuleks ära täita see töölepingu nii-öelda siis vorm. Et kellega me seda töölepingut nüüd siis sõlmime. Mul on siin üleval lepingu pool. Selleks on nüüd siis nii-öelda siis minu kool. Allkirjastaja kooli puhul on mul siin keegi Katariina, aga ma muudan selle ära, panen siia praegu hetkel enda nime. On siia Tõnis. Ametinimetus mul on IT tugiisik. Hetkel jätan ta niimoodi, kuigi ma võin siia kirjutada ka direktor. Aga ametinimetus tuleb sellest inimesest. Et kui sellel inimesel on selline ametinimetus pandud, siis see tekib siia automaatselt. Nüüd töötajapoolne info. Keda me siis tööle võtame? Võite siia mingisuguse nime panna. Ütleme siis... Tuleb meile tööle Kalev ja tal on mingisugune isikukood. Selle võite praegu välja mõelda, et siin välja peal ei kontrollita seda hetkel. Aga paneme siis 376. Tal on mingisugune kodune aadress. Panen siia Mustamäe T4. Elab sellises linnas nagu Tallinn ja on sihtnumber ka olemas. Telefon 211 ja sellel inimesel on ka mingi meiliaadress. Meiliaadress on siia oluline ära märkida, kui tal on meiliaadress. Et sellele meiliaadressile siis tegelikult saadetakse see tööleping lõpuks välja. Märgin siia ära denis@õhpoiss.ee. Teie võite siia enda meiliaadressi panna. Ja töötaja ametinimetus.
näiteks tuleb, ütleme, et ta tuleb kooli ja koolis on ta siis õpetaja ametis. koormus on meil täistööaeg. variandid on veel osaline tööaeg ka, et siis tuleb nende töötundidega siin selles mõttes muuta. ma jätan ta hetkel täistööajaks. 35 tundi on nüüd üldine aeg ja kontakttunde nendest on 22. palga puhul on nüüd selline lugu, et palka täpselt samamoodi nagu majanduslepingute puhul, siis palka siia tegelikult ei märgita, et märgitakse seda siis tegelikult sinna faili sisse. aga samas võib siia ka selle põhipalga ära määrata. puhkuse pikkus, siin on hetkel variant 56. tööle asumise kuupäev, millal Kalev tööle tuleb? no näiteks tuleb 7. aprillist tööle. samamoodi siin ka, kas siis on tähtajaline leping tehtud õpetajaga või on ta tähtajatu. et ma panen selle, et ta on praegu siis tähtajaline leping ehk siis 7. tuleb ja ütleme juuni lõpus siis enne jaanipäeva siis ütleme, et leping lõpeb. teavitus, täpselt sama lugu nagu selle majanduslepingu puhul. kui te tahate saada teavitust selle kohta, et sellel kuupäeval see leping lõpeb, siis te märgite siia endale kuupäeva, et mis ajast te tahate postipoisi käest teavitust saada. funktsioon läheb praegu personalitöö alla. ja töölepingute puhul on samamoodi, kas on kehtivad töölepingud või on lõpetatud töölepingud. hetkel paigutan ta kehtivatesse ja nüüd, nii kui ma selle sarja välja valisin, siis mulle tekkis juurdepääsupiirang automaatselt postipoisist ja tekkis konfidentsiaalne ehk siis töölepingud on tavaliselt postipoisis meil konfidentsiaalsed. Nendele pääsevad ligi siis teatud inimesed ehk siis see töötaja pääseb ilmselt ligi ja direktor ilmselt pääseb ligi. sisestajaks oleme meie ja tegemist on põhilepinguga. nüüd kasutame seda tavalist salvestusnuppu. kui me kasutasime tavalist salvestusnuppu, siis meile tegelikult tekkis siia lõppu üks uus nupukene, mille nimi on siis dokumendimenetlus. enne kui me sinna dokumendimenetluse nupule vajutame, enne me saadame need andmed siin, mis siin kirjas meil on, saadame dokumendi mallile. ehk siis on olemas lepingu põhjad, kuhu siis osad andmed kantakse üle, osad andmed te peate siis ise sisestama. siin üleval on Wordi nupp, mallile saatmine. vajutades sellele nupule avaneb siis selline aken ja siin aknas lihtsalt pange tähele, et siin on olemas mitu erinevat malli. kas tegemist on tähtajalise lepinguga või on tegemist tähtajatu lepinguga. mallide põhjad on erinevad. et kuna mina praegu selle lepingu puhul määrasin ära, et tegemist on tähtajalise lepinguga, siis mina valin põhjaks siis tähtajaline. salvesta dokumendile linnukene jääb alles ja saadan samas aknas mallile. selle tagajärjel tekib siia fail. siia faili sisse on siis osad andmed siit ekraanivormilt saadetud siia malli peale, et ma võin ta korra lahti teha, vaatame, milline ta välja näeb. nii näeb umbes selline välja. hetkel ei ole sellel töölepingul numbrit, et see number tekib pärast allkirjastamist. osad andmed siis on siia faili sisse pandud, näiteks et tööle tuleb Kalev, tal on selline isikukood, e-posti aadress ja nii edasi. asub tööle 7. kuupäevast.
ja osad andmed, mis siin lepingus on, kuna tegemist on mingi sellise üldise blanketiga siin, nagu ma aru saan, siis ülejäänud andmed, mis on siis sellises tumedas kastikeses, need tuleks teil endal siis tegelikult ära täita. Ja postibossi uuesti üles laadida. Panen selle faili praegu kinni. Nüüd, kui meil see fail on olemas, siis me liigume sellise nupukese juurde, nagu on dokumendi menetlus. Nii. No nii. Tegelen sellega minul samamoodi kõik Kõigil. postipoisid järsku lakkasid töötamast, nii et vaatan kohe mure üle. Kuidas teistel on? Kas teistel on sama pilt? Et ketrab selline? Ahah. Kellel ei, selles mõttes jäi ketrama samamoodi, võib korra akna kinni panna ja proovida uuesti avada seda, ehk siis dokumendi menetluse nupp. Peaks nüüd ilusti avanema. Nii, see dokumendi menetluse aken hetkel on täiesti tühi, kuna meil oli siis protsess oli vabatahtlik ja kuna siin on mitu erinevat protsessi küljes, siis meil on selles mõttes võimalus valida, millist meil on praegu vaja teha. Protsessi mõttes mõtlen selliseid asju. Kui ma siit nüüd valin protsessi, siis mul on võimalik teha ilma protsessita. Mul on võimalik teha näiteks lepingumenetlus digitaalne, ehk siis kui töötaja, kelle me tööle võtame, saab allkirjastada dokumenti digitaalselt, siis me valime selle digitaalse variandi. Juhul, kui see töötaja, kelle me tööle siis võtame, ei ole veel postipoisi kasutaja, siis me saame kasutada sellist menetlust, mille nimi on siis lepingumenetlus digitaalne ja väljaekspordiga. Väljaekspordiga tähendab seda, et see saadetakse postipoisist välja meiliaadressile. Töötaja saab selle oma kodus siis oma arvutis kätte, allkirjastab selle ära ja saadab selle siis tagasi. Me teeme täna mõlemad variandid läbi. Ehk siis hetkel me oletame, et see töötaja, kelle me tööle võtame, ei ole veel postipoisi kasutaja. Ehk siis tal ei ole postipoisis võimalik allkirjastada. See tähendab, et me valime selle viimase variandi väljaekspordiga. Nii, kui ma selle nüüd välja valin ja salvestusnupule vajutan, siis tekivad mulle siia olekud. Olekud tähendavad siis, et millised protsessid peavad läbima selleks, et see dokument saaks valmis. Kõigepealt peab direktor allkirjastama, kas kooli või lasteaia poolt. Siis toimub postipoisist teisele poolele ehk siis töötajale saatmine. Saadetakse see allkirjastatud leping töötajale. Töötaja allkirjastab oma arvutis selle ära ja saadab selle siis postipoisile tagasi või siis sellele asutusele tagasi. Et sellised 3 olekut on meil. Direktori digitaalne allkirjastamine. Siia te võite märkida oma nime praegu testi mõttes. Muidu läheb siia siis direktori nimi ja üldjuhul on need asutustes ka täidetud automaatselt. Plussmärgist märgin siia näiteks, et direktoriks on Deniss. Määramata isiku te võite siit ära võtta. Äravõtmine on lihtne, miinusmärgiga.
Nüüd teisele poolele allkirjastamiseks saatmine, siin on ka tavaliselt selle inimese nimi, kes siis seda lepingut tegelikult koostab. Sinna võib kellegi teise nime panna, aga siis see teine inimene siis peab selle postitusest välja saatma. Üldjuhul ma olen täheldanud, et direktorid siis oma asutuses teevad osasid töid ise. Mõnikord on ka teised inimesed, kes siis neid töid teostavad. Aga hetkel ma jätan siia oma nimed. Nüüd tähtaja osas võib siia märkida. Ma arvan, et need tähtajad on siis kuskil 2, 3, 4 päeva. Ehk siis, millal siis toimub direktori allkirjastamine, millal toimub teisele poolele saatmine, millal ta lõpuks postipõssi tagasi jõuab. Et ma märgin ka siia ära, et no näiteks, et ma ootan homseks direktori allkirja. Saadame välja esmaspäeval ja tagasi ootame näiteks reedeks. Salvestame ära, kui me siin oleme kõik muudatused ära teinud, salvestame ära. Nüüd pärast salvestamist on meil võimalik see menetlusprotsessis tööle rakendada. Tööle rakendamine tähendab seda, et postipoiss saadab tööülesande kõigepealt direktorile allkirjastamiseks. Kui direktor ära allkirjastab, liigub see siia järgmisse olekusse, siis me peame selle dokumendi postipoisist välja saatma. Kui me oleme välja saatnud, siis me jääme siis ootele ja ootame, millal see teine pool siis saadab meile tagasi selle lepingu. Et ma püüan need kõik sammud läbi teha siin kohe praegu. Käivitan menetluse mustast kolmnurgast. Postipoiss annab teada, et tööülesanne on saadetud järgmisele täitjale, Tõnissile. Panen selle akna sinisest ristist kinni. Mina nüüd olen direktori rollis. Mina sain tööülesande, et kui te ise endale panite, siis teie näete oma tööülesandeid selle tööülesannete nupu all. Vajutades siia peaks olema teil selline pealkiri nagu direktori digitaalne allkirjastamine. Nüüd teie kui direktor võtate selle lahti, loete kindlasti selle faili läbi, vaatate, et kõik oleks õige. Ja kui kõik on õige, siis siin üleval on allkirjastamise nupp. Vajutame allkirjastamise nupule ja allkirjastan selle dokumendi ära. Juurde lihtsalt räägin seda ka, et juhul kui ei sobi miskit ja te ei taha allkirjastada, siis allkirjastamise juures siin aktsepteeri koha peal on ei. Vastate ei ja vajutate siit siis ema-kumma nupu peale. Et kui te ei ole nõus sellega. Aga praegu on kõik hästi ja ma allkirjastan selle dokumendi ära. Nii, ja dokument sai siis direktori allkirja. Ja siia üles nüüd tekkis selline kiri, et teisele poolele allkirjastamiseks saatmine. E-kiri on saatmiseks ette valmistatud. Mis see täpselt tähendab? See tähendab nüüd seda, et kui te nüüd eelmist lepingut, mida me tegime, ehk siis majanduslepingut, selle peale mõtlete, siis ütlesin, et ka need tuleb siis välja saata postipoisist. Ja kui me vajutasime saatmise nupule siia, siis me pidime ise lisama sinna siis meili aadressi, siis vajutama noolekest ja siis vajutama veel muuda nuppu, selleks, et vaadata, mida sinna saadetakse. Siis antud juhul menetlusprotsessis on võimalik seadistada selliselt, et meil on ülesanne teisele poolele see välja saata. Vajutades siia saatmise nupule, avaneb kohe see muutmise aken. Paika on pandud ilusti e-mail, kuhu me saadame, ehk siis see on selle töötaja e-mail, mis võetakse siis tegelikult siit välja pealt võetakse siit ja pannakse siis sinna saatmise aknasse.
ja siin küljes on ka see allkirjastatud leping. Lisaks sellele on ära häälestatud ka see pealkiri ja see sisu. Ehk siis tegemist oli lepinguga ja leping saadetakse digitaalseks allkirjastamiseks. Edastame lepingu, palume lepingu allkirjastada ja saata samale aadressile tagasi. Selline kiri läheb siis teisele poolele ehk siis töötajale, kellega me lepingu sõlmime. Nüüd üleval on olemas selline nupp nagu saada ja aktsepteeri dokument. Kui selline nupp on olemas, siis kasutage seda nuppu. Ta teeb 2 asja korraga. Ta saadab selle lepingu välja ja ta teeb teie ülesande ka ära. Ehk siis teil oli ülesanne see postipoisist välja saata. Ta teeb nagu 2 asja korraga. Vajutades siia saadetakse see kiri siis sellele aadressile. Nüüd, kui see kiri kunagi siit välja läheb, postipoisist, nagu ma ütlesin, läheb sellega natukene aega, siis ta jõuab sellele teisele poolele kohale. Teine pool siis oma arvutis teeb selle lahti, loeb selle kindlasti läbi ja paneb oma allkirja. Et ma loodan, et see saatmine nüüd väga kaua ei võta aega, et ma suudan teile ära näidata selle protsessi ka, mis siis teine pool tegema peab oma arvutis. Tekkis ka küsimus siin küll asjaajamise koha pealt, et kui kiiresti töötaja peaks allkirja andma? Ei oskagi niimoodi otseselt vastata. See on sihuke keeruline küsimus selles mõttes, et mis on kiiresti ja mis ei ole kiiresti, et siin on postipoisse vaadates siis ja töölepinguid, siis kui me neid lihtsalt üle oleme käinud, et mis on nagu pooleli, siis seal on erinevaid variante, et see võiks olla, ma arvan, et kuskil selle, ma ei tea, nädala jooksul võiks ikka saada selle vastuse teiselt poolelt. Aga ma ei oska nagu asjaajamise poole pealt, et mis see nagu kindlasti peab olema, et kui selle aja jooksul ei ole tehtud, et siis kindlasti ei juhtugi midagi. Et see ei ole selline üheselt öeldav vastus, et ma ei oska otseselt vastata sellele. Et pooleli olevaid lepinguid on ka postipoistes hästi palju tegelikult, et kus siis ei olegi saadud kas teise poole allkirja või siis teine pool on saatnud, aga see ei ole meile kohale jõudnud, et siin neid variante on erinevaid. Et jah. Nii, ma korraks vaatan nüüd oma meili, et kas mulle on miskit jõudnud. Kes saatis iseendale näiteks meili peale selle lepingu, siis ta võib oma meili kastist korra vaadata, et kas on tulnud mingisugune dokument teile postkasti. Nii, mingisugused meilid on mul tulnud. Üldiselt postipoiss saadab tegelikult hästi palju neid e-kirju selle kohta, iga liigutuse kohta põhimõtteliselt, et kui te olete ise nagu menetluses vastutav isik, siis tegelikult on nii, et iga kord, kui te tööülesande teete, näiteks kui ma võtan selle siit lahti, kui ma nüüd käivitasin selle menetluse ja panin selle direktori digitaalne allkirjastamine, siis postipoiss saatis meili. Nüüd, kui ma tegin selle töö ära, ehk siis ma vastasin jahi ära või allkirjastasin ära, siis postipoiss saadab mulle meili selle kohta. Et meile postipoisilt tuleb tegelikult hästi palju. Nii, minu meil nüüd jõudis kohale. Ma teen selle siin korra oma arvutis lahti. Ma näitan, milline see välja näeb. Kes siis kaasa ei tee, saavad ka näha. Põhimõtteliselt jõudis kohale selline leping, et leping digitaalseks allkirjastamiseks. Siin on see fail kaasas, mille direktor allkirjastas ja siin on see tekst, eks ole, mis seal oli. Ja mis siin kirjas on, et palume see digitaalselt allkirjastada ja saata samale aadressile tagasi. Siis teine pool oma arvutis, nii nagu mina praegu olen,
teen selle lahti. Loen kindlasti läbi, tegemist on töölepinguga. Ja siis ma annan siia allkirja. Juhul, kui ma olen sellega nõus kõigega. Allkirjastan oma arvutis selle praegu ära. Ja salvestan selle omale näiteks töölauale. Ja järgmine tegevus oli see, et ma pidin seda pärast allkirjastamist saatma samale aadressile tagasi. Ma siis võtan selle sama meili ette, vajutan reply. Ja võtan siit attach file, ehk siis ma panen selle faili juurde, mille ma just allkirjastasin. Ja saadan samale aadressile tagasi, võin siia juurde kirjutada. Tere, saadan allkirjastatud faili tagasi. Ja läheb samale aadressile, kuna tegemist on koolituskeskkonnaga, siis on tal selline aadress nagu 21.13 saada. Nüüd täpselt samamoodi jõuab see kiri nüüd siia postibossi. Kuna läheb samale aadressile, siis jõuab postibossi. Nüüd siin selle kohale jõudmisega on selline lugu, et kui inimene, kes selle kirja saab, allkirjastab selle dokumendi nii, nagu seda tegin mina oma arvutis, ehk siis ta ei muuda seda faili nime, siis on kõik hästi. Siis saates selle postibossi tagasi, jõuab see ise automaatselt selle konkreetse dokumendi külge. Ehk siis paigutatakse see 2 allkirjaga fail siia juurde. Ma juba näen tegelikult, et mul on täitsa olemas see. Ehk siis teie ise ei pea selle kohta midagi tegema, et te peate lihtsalt üle kontrollima, et kas sellel failil, mis postibossi nüüd jõudis, et kas sellel on nüüd 2 allkirja juures. Et sellest siin ka teine see ülesanne, ehk siis teise poole allkirja ootamine. Et kui ma siia tööülesannetesse korraks lähen, mul on selline ülesanne nagu teisele poolele allkirja ootamine. Vajutades siia peale, ma tegelikult siin tabelis ka juba näen, et on tekkinud juurde automaatselt üks fail. Ma teen selle lahti ja minu ülesanne on üle kontrollida, kas siin on 2 allkirja all. Et antud juhul ma näen, et on 2 allkirja all, siis sellega see tööülesanne ka lõpeb, ehk siis vajutades siia linnukese peale, aksepteeritakse dokument, kommentaari lisama ei pea ja see dokument saab valmis. Nüüd juhul, kui teine pool võtab selle faili ja allkirjastab oma arvutis ära ja paneb sellele teise nime. No ma ei tea, ma korra vaatame siit desktopi pealt üks moment. Ehk siis võtab selle faili oma arvutis ja paneb sellele failile hoopis teise nime. Et näiteks, et paneb siia kirja, et on allkirjastatud ja saadab meile siis ära. Siis see fail ei jõua siia automaatselt. See fail jõuab siis postibossi tegelikult tööülesannetesse ja siia saabunud dokumentidesse. Nii, mis kuupäev meil täna on 3. Pääsküla on meil ka ilmselt olemas siin. Näiteks Pääsküla koolileping on jõudnud siia. Kuna ta nüüd ei allkirjastanud seda dokumenti, siis jõudis see siia saabunud dokumentidesse.
ehk siis Pääskola koolil, mis ta tegema peaks. Tema peaks nüüd leidma üles selle oma tööülesande, mis tal on 2 allkirjaga lepingu lisamine. Tegema selle lahti. Ma korra vaatan, kas ma saan teha ühe testi ka. Moment. Nüüd need failid, mis jõuavad sinna saabunud dokumentidesse, siis nendega on tegelikult selline lugu, et need dokumendid peab ise siia juurde lisama ja juurde lisamise jaoks siis tegelikult on niimoodi, et te näete, et siia on tulnud üks dokument, leping digitaalseks allkirjastamiseks, näiteks see. Leiate üles selle dokumendi, mille numbriks on 84 antud juhul. Ma teen praegu iseenda dokumendi lihtsalt lahti. Saan selle dokumendi kätte ja lisan siia juurde selle faili, mis on seal saabunutes ja selleks ma kasutan sellist nuppu nagu on import e-kirjadest. Vajutades selle nupu peale satun ma siia e-kirjadesse ja võtan ja vajutan selle meili peale, mida ma tahan siis, et ta sisse võtaks. Näiteks see. Vajutades siia peale, et ta võtab sealt ainult faili ja paneb selle siia dokumendi külge ja siis salvestatakse ära. Need on küll erandkorras juhtumid, aga vahel siiski juhtub, et teine pool allkirjastab ära, paneb teise faili nime sellele ja teie siis olete postipõsis ja ootate, et millal siia tekib automaatselt see fail juurde. Mõnikord ei teki ja kui te avastate, et siin saabunud dokumentidesse on tulnud mingisugune leping tagasi, siis see tuleb lisada siis õige dokumendi külge ise käsitsi. Käsitsi lisamine käis siis selliselt, et te lähete siia faili rea juurde ja vajutate sellist nuppu nagu on impordi e-kirjadest. Nii. Nüüd põhileping on meil siis nagu valmis tehtud. Menetlus on läbitud, kui ma siia menetlusaknasse nüüd liigun, siis ma näen, et kõik olekud on täidetud, ehk siis on accept'i koha peal on jah, jah, jah. Ehk siis 3 olekut on tehtud, kõik allkirjad on saadud, leping on sõlmitud. Nüüd tehakse ka lepingu lisasid. Muudetakse töötingimusi, tõstetakse palka, ma ei tea, vähendatakse palka, mis iganes need põhjused on. Siis lepingu lisade jaoks kasutatakse nüüd samamoodi siis sellist nuppu nagu on järg. Ehk siis, kui teil on töötaja, kelle tööleping kas siis on lõppenud või lõppemas või tahate talle lisa teha juurde, siis te otsite selle põhilepingu ülesse. Leiate põhilepingu, vajutate järje nuppu peale. Ja järje nupu alt on tegelikult valikus erinevad asjad. Ehk siis siin on olemas tööleping automaatse nummerdamisega. Ehk siis postipoiss ise paneb lisadele numbrid. Ja teine variant on siis käsitsi nummerdamine. Ehk siis te tahate ise käsitsi panna numbreid. See on vastavalt sellele, kuidas teie koolis või lasteaias see on seadistatud. Need on erinevat moodi seadistatud. Vastavalt sellele tuleks see välja valida siit. Mina võtan praegu automaatse nummerdamise, ehk siis postipoiss paneb ise lisale numbri. Valin selle välja ja vajutan linnukese peale. Tekib jällegi mulle see vorm siia ette, kus on siis põhilepingu pealt võetud andmed. Vahetan korraks selle allkirjastaja jällegi ära. See on siin automaatselt tekib mul. Nissi. Kirjutan siia. Töötaja on sama, õpetaja ja siin on siis selline väli, mida muudeti, ehk siis mida me selles lepingus muudame. Kui nüüd muudetakse töötingimusi, kirjutatakse siia vastavalt, kui siis muudetakse palka, siis kirjutatakse vastavalt, ehk siis ma ei tea,
lisa algus, mis ajast see kehtima hakkab? Näiteks ütleme 28. Kui on mingi tähtajaline asi, ma ei tea, koolides vist on mingi asendustasud ja mingid siuksed asjad, mida siis registreeritakse, ehk siis mingid kokkulepped on olemas koolides, siis see võib olla täitsa tähtajaline, et ongi paar päeva, siis tehakse lisa inimestele. Ma märgin siia praegu ka siis, et see lisa lõpeb näiteks 30. ära. Teavituse algus lisajale jällegi sama asi, et kui te tahate teavitust selle kohta, siis siia tuleb märkida kuupäev, siis postipoiss saadab teavitusi. Funktsioon on sama, kehtivatesse töölepingutesse läheb ja konfidentsiaalne. Salvestades nupule vajutades tekib meile jällegi see menetluse nupp siia ülesse. Enne kui me sinna lähme, saadame selle andmestiku, mis meil siin on, saadame mallile. Malli nupp on siis Wordi nupp. Vajutades siia Wordi nupule on siin valikus meil töölepingu lisa ja siin on olemas erinevaid malle nüüd. Lisade puhul on siis erinevad mallid olemas. Kas on tähtajaline leping, kas on tähtajaline leping digitaalne, tähtajaline leping paberkujul, tähtajatu leping paberkujul, tähtajatu digitaalne ja nii edasi, et siin on erinevaid variante. Ma valin hetkel digitaalse ja vajutan siis mallile saatmise nupule. Nüüd selle tagajärjel siis tekib jällegi meile üks fail siia. Teen selle lahti. Ja see lepingu lisa näeb umbes välja selline. See põhilepingu number oli meil 85 vist oli jah, minul. Ja selle juurde on siis sõlmitud lisa number 1 ja see lisa number 1 tuli siia nüüd automaatselt. Ehk siis postipoiss automaatselt nummerdas. Mina ei pidanud seda numbrit kuskil ise panema. Siin on need andmed ja siin on siis see põhjus. Ehk siis tõstame palka näiteks. Selline on see lepingu lisa. Nüüd lisade puhul täpselt samamoodi nagu põhilepingu puhul tuleks läbida menetlus, ehk siis direktor allkirjastab ja siis saadetakse töötajale ja töötaja allkirjastab. Nüüd minnes siia menetlusaknesse on esialgu meil seis samasugune nagu ta oli alguses. Protsessi koha peale tuleks valida nüüd protsess. Kas me teeme seda nüüd siis digitaalselt välja ekspordiga, nii nagu me seda juba tegime, ehk siis saadame meiliga töötajale või on teine variant, kui töötaja näiteks ongi tulnud teie kooli juba tööle, meil on olemas põhileping sõlmitud temaga, tal on tehtud näiteks postipoisi konto juba ja ta saab siin postipoisis ka seda otsa allkirjastada, siis me ei pea postipoisist seda välja saatma. Sellepärast ma valingi siit sellise menetlusprotsessi, mille nimi on siis lepingu menetlus digitaalne postipoisi kasutajale. Salvestan ära ja siin protsessis on meil ainult 2 olekut. Eelmises protsessis oli meil 3 olekut. Siin on praegu digitaalne allkirjastamine direktor ja edasi liigub ta siis töötajale. Täitjaks ma märgin ära praegu, kuna ma teen testi ja ma ei saa olla kahe inimese eest korraga, siis ma tegelikult märgin siia oma nime mõlemasse. Ehk siis olen nii direktor kui teine pool töötaja. Siis panen siia Deniss praegu. Ja töötaja puhul siis panen siia ka, et olen Deniss siis. Määran tähtaja näiteks homseks ja näiteks esmaspäevaks ja salvestan ära ja käivitan menetluse. Kui ma menetluse ära käivitasin, siis tööülesanne liikus nüüd direktorile. Direktor sai selle kohta teate meili peale ja postipoisis näeb ta seda siis oma tööülesannete all. Satub selle dokumendi peale, loeb selle kindlasti läbi. Kui see kõik sobib, siis ta annab oma allkirja.
Nüüd, kui direktori allkirja on olemas, siis see tööülesanne saadeti automaatselt nii-öelda siis töötajale. Hetkel on tal lihtsalt selline pealkiri, nagu on digitaalne allkirjastamine. Nüüd, kuna ma panin selle iseendale, eks ole, et mina olen ka töötaja, siis töötajana ma saan samamoodi, kuna mul on postipoisi kasutaja, saan ma meili peale teate, et mulle on tulnud allkirjastamiseks tööülesanne. Töötajana ma olen siin postipoisis sees ja näen, et mul on digitaalne allkirjastamine 1. Teen selle töötajana lahti. Vaatan üle, et ahah, direktor on siia allkirja nüüd pannud juba, et loen ise ka faili üle ja allkirjastan selle samamoodi töötajana. Ehk siis jäi ära see, et me peame selle vahepeal postipoisist välja saatma. Et kui on olemas töötajal juba postipoisi konto, siis saab seda teha siin otse postipoisis. Ei pea kuskile meili peale välja saatma. Ja allkirjastamise aken, mis teil ees lahti on, et tegelikult selle peaks ootama lõpuni. Et ise ei tohiks seda tegelikult kinni panna. Võib võtta natukene aega, kuna me praegu kõik koos teeme siin, siis võib natukene aega võtta. Aga minu näite puhul siis ta tegelikult tegi selle allkirja ära. Sellel failil on olemas tegelikult nüüd 2 allkirja. Ehk siis direktori allkiri ja töötaja allkiri ja niimoodi on siis sõlmitud ka lepingu lisa. Tegemist on siis töölepinguga, mida me siin tegime. Nii. Töölepingute puhul veel, mis näiteks kui töölepingud nüüd lõpevad ära, siis nagu ma mainisin, et tuleks nad tegelikult tõsta, kui nad lõpevad, tuleks nad tõsta siis lõpetatud kausta. Kuidas lõpetatud kausta see lepingu tõstmine käib? Ehk siis ma võtan selle põhilepingu lahti. Muide, kes ei tea veel, kuidas põhilepingu ja lisade vahel liikuda, et kui teil on M-kumb lahti, vahet ei ole, kas näiteks lepingu lisa on mul lahti, siis siin all seostes on tegelikult olemas see põhileping. Vajutades siia 2 korda, avatakse põhileping. Ja ma tegelikult näen, et mul on siin 2 lisa, eks ole, siin all. Aga mismoodi paigutatakse siis neid lepinguid nagu ringi? Ehk siis, kui te teate, et leping lõpeb ära, no näiteks see sama leping, mis mul ees on siin, et ma näen, et ta 7. hakkas kehtima ja 20. juunil ta siis lõpeb ära. Nüüd, kui 20. juuni jõuab kätte ja teil näiteks siin on teavituse kuupäev, siis tegelikult tuleks see leping tõsta lõpetatud lepingute hulka. See tõstmine on tegelikult lihtne, teete selle lahti ja siin, kus on sarja koht, valitakse siis lõpetatud töölepingud. Kui te valite selle lõpetatud töölepingute sarja, siis postipoiss võtab ja paigutab kaasa arvatud need lisad lõpetatud töölepingute hulka. 85 on mul see number praegu. Panen siia lõpetatutesse ja vajutan salvestusnuppu. Ehk siis see leping on lõpetatud kaustas. Kust me seda kõike näeme? Ehk siis, kui ma lähen dokumentide tabelisse, võtan lahti personalitöö praegu vasakult poolt, siis ma otsin üles töölepingu ja minu töölepingu number oli 85. Siis kui ma vajutan nüüd siia lõpetatud töölepingute peale, siis ma näen, et ma olen paigutanud selle siia.
ja kui ma tahan näha kehtivaid lepinguid, mis praegu on, siis ma vajutan siia kehtivate peale ja ta toob mulle välja need, mis siis selles mõttes on selles kehtivate lepingute sarjas. Et niimoodi käib see tõstmine, et midagi keerulist ei ole, lihtsalt tuleb meeles pidada. Et kui leping lõpeb, siis tuleks ta ringi tõsta. Et Postipoiss ise seda automaatselt ei tee. Otsimise kohta täpselt samamoodi kehtib, et kui te teate, kelle töölepingut te otsite, siis kas siis nime järgi, näiteks isik-töötaja, mul oli vist oli Kalev Salm oli. Kui siia töötaja nime panen, vajutan enter, siis ta leiab selle lepingu tegelikult ülesse. Hetkel ta otsis kehtivatest lepingutest. Kui ma siit vasakult poolt lähen siia lõpetatud peale ja otsin uuesti Kalev Salm, siis ta leiab ilusti ülesse minu tänase lepingu, ehk siis seesama 85 on siin olemas. Et kehtivates samamoodi, kui te panite töötaja nimeks näiteks Peeter Suva, siis ma leian selle siit ilusti niimoodi üles. Et kasutage seda võimalust, et lisata siis töötaja nime niimoodi otsite. Nii. Kas teil on vahepeal küsimusi tekkinud? Tädi ei ole mulle rohkem midagi edastanud. Keegi vahepeal midagi küsinud ei ole. Ei ole. Aga võib julgelt veel küsida. Ja. Kirjutada, kätt tõsta. No praegu ei tule ilmselt. Mulle tundub. Oot, tuli. Tuli? Ei oota. Siin kuidagi mul allapoole. Küsiti, et kas tööleping võib olla ka paberkandjal allkirjastatud ja failina lisatud? Ja. Võib. Ehk siis allkirjastatakse paberkandjal, pannakse allkirjad sinna peale ja skaneeritakse see siis Postipoissi. Saab ikka. Ma ei tea küll, kui palju seda kasutatakse, aga mõndades kohtades ikka kasutatakse. Et saab samamoodi teha, jah. Nii, aga siis ma arvan, et salvestamise vist võib lõpetada ja paar minutit veel oleme siin, et kellel nüüd tekkis veel peale väikest seedimist küsimus, saab küsida ja alati saab meie klienditoale helistada. Just. Ma loodan, et oli natukene ülevaatlik see asi, et saate vähemalt erinevaid lepinguid koostada, kui tuleb selline vajadus teil kas koolis või lasteaias. Ja kui jääte kuskil hätta, siis kindlasti võtke ühendust, et ärge pusige mitu päeva ühe asjaga. Helistage, saame koos asjad korda. Tuli ka küsimus, et kuidas saab koolivalmiduskaarti lisada. Selle kohta on tulemas eraldi koolitus. Äkki oli 17 aprill või 18 päev, peate vaatama sealt LPT-st, et saab sinna registreerida ja teine koolituskuupäev on ka vist välja juba kuulutatud kuu lõpus, et siis sealt saab osaleda. Aga kellel on vaja juba seadistada neid koolivalmiduskaarte, siis ootame rühmade nimesid, õpetajaid ja kui on teada, et teie õpetajad ei ole Postipoisis sees, siis nende kontaktandmeid, nimi, isikukood, e-post ja vajadusel mobiilinumber mobiil-ID allkirjastamiseks. Täpselt nii. Ehk siis koolivalmiduskaardid tegelikult tehakse ka menetlusprotsessiga, minu teada. Oli nii tädi, on ju? Just. Ehk siis sama asi nagu siin lepingu puhul me täna läbi tegime koolivalmiduskaartidega tegelikult täpselt samamoodi. Ehk siis kõik need oskused tulevad kasuks. Aga ega siis võib lõpetada. Jah, ega kui küsimusi ei ole, siis
siis jah, minu poolt aitäh, et osalesite. Loodetavasti oli kasuks ja peatse kuulmiseni, ma ütleks niimoodi.